Kui Exli ületab 210 meetri piiri, hakkab kõik tema ümber ähmastuma. Tema nägemine kitseneb nõelasilmaks. Ta eegab ebamugavustunne ja keskendub oma kiirusele ning laskumisteele. Tema keha hakkab sügelema. Sellele järgneb torkiv valu ja lihastes värinad. Kõrgrõhu närvisündroomi sümptomid hakkavad teda üle koormama. Jack Exli ei olnud lihtsalt sukelduja, ta oli teerajaja. 16-aastaselt, kui enamik teismelisi alles otsisid iseennast, oli tema juba vee all, hingas suruõhku ja jälitas tundmatut. Kuid tragöödia tabas varakult. 19-sed ületasid tema ja tema noorem vend Edward oma piire, võisteldes, kes suudab Floridas Wakulla Springsis vaba sukelduda sügavamale. Edward ei tulnudki tagasi. Jacki jaoks oli see hetk, mis oleks võinud kõik lõpetada. Selle asemel sütitas see temast tule. Ta jätkas sukeldumist, kuid tegi selle turvalisemaks. Ta lubas endale ja oma vanematele, et keegi ei peaks enam sellist kaotust läbi elama. See tõotus kujundas teda. 22-aastaselt, töötades Bahamal turvasukeldujana, üritas Exli päästa 2 meest, kes püüdsid teha hoolimatut rekordisukeldumist suruõhuga. Ta jõudis 142 meetri sügavusele enne kui peatus. See oleks ta peaaegu tapnud. 2 sukelduja jaoks, keda ta üritas kaitsta, polnud nii palju õnne. See juhtum kinnistas tema mainet. Exlil oli erakordne taluvus lämmastiku narkoosi suhtes ja mis veelgi olulisem, distsipliin selle piiride austamiseks. 20-selt ei sukeldunud ta mitte ainult koobastesse, vaid kirjutas reegleid ümber. Exli oli registreerinud üle 1000 koopa sukeldumise, rohkem kui keegi teine tol ajal maailmas. Ta ei nihutanud ainult sügavuspiire, vaid kehtestas ka ohutusprotokolle, millele teised tuginesid aastakümneid. Sukeldumise ohud on halastamatu, narkoos, hapnikumürgistus ja dekompressioonitõbi. Aga Jack Exli lähenes neile ohtudele täpsuse ja rahuga. Iga tragöödia tema elus sai uueks õppetunniks, iga risk uueks sammuks ellujäämisplaani loomisel. Aastate möödudes sai üks tõde selgeks. Kui sukeldujad rääkisid piiridest, oli Exli neist juba kaugemale läinud. 1973 aastal organiseeris Exli National Speleological Society koopasukeldumise sektsiooni ja sai selle esimeseks presidendiks ning hiljem esimeheks, avaldades oma karjääri jooksul üle 100 artikli ja 6 raamatut. Ta tutvustas paljusid tänapäeval koopasukeldumises ja laealuses sukeldumises kasutatavaid põhilisi ohutusprotseduure. Koopasukeldumise päästetööde eesmärgil aitas Exli standardiseerida oktopuse ehk varuregulaatori kasutamist. See on teise astme varuregulaator, mis toimib tagavarana, kui sukelduja põhiregulaator üles ütleb või mida saab hädaolukorras gaasita jäänud kaaslasele anda. Tänapäeval on oktopus ehk varuregulaator oluline varustus kõigile akvalangi sukeldujatele, olgu tegemist koopasukeldumise või avavees sukeldumisega. 1984 aastal lahkus Exli pere autokauplusest ja hakkas õpetama matemaatikat Suwanee High Schoolis Live Oakis, Floridas. Et vabastada rohkem aega, mis võimaldaks tal reisida sügavatesse sukeldumiskohtadesse Mehhikosse, Kariibidele ja üle kogu maailma, et täiustada oma sukeldumisoskusi. Exli ostis ka kinnistu Cathedral Canyon Springsis, umbes 10 miili kaugusel Live Oakist, kus asus lubjakivist või kipsist tekkinud neelukoht, mis on osa Felmeti süsteemist. Ta ostis maa selle neelukoha ümber, et oleks lihtne ligipääs sukeldumiskohale, mis sai tema mänguväljakuks, kus ta harjutas oma koopasukeldumisoskusi. Exli oli sama kuulus ka oma äärmuslike süüvasukeldumiste oskuste poolest. Ta oli esimene sukelduja, kes ületas 244 meetri sügavuse piiri. Vähem kui 30 inimest on sukeldunud nii sügavale akvalangiga ning tal oli mitu rekordit ühe koopasukeldumise jooksul, läbitud pikima vahemaa eest. Tema tipphetk oli siis, kui ta hoidis rekordeid nii süva kui ka kaugkoopasukeldumises. 29 aasta jooksul koopasukeldumises tegi Exli üle 4000 sukeldumise ja kirjutas 2 olulist raamatut. Basic Cave Diving, A Blueprint for Survival aastal 1979 ning Caverns Measureless to Man aastal 1994, millest sai koopasukeldumise entusiastide põhiõpik. 1990 aasta mais juhib Jim Bowdoin uurimisrühma projektil, mille eesmärk on kaardistada 5 neelukohta, mis asuvad suures ranchos El Ranchos Azafrosas Kirde-Mehhikos.
Nendes ebatavalistest karstivormidest on sakaton ehk L-sakaton ainus neelukoht, milles on märgatav veevool. Järgides El Nacimiento allika voolu, mis varustab lähedal asuvat jõge, märkavad uurijad avause lubjakivi paljandi lähedal. 2 meeskonnaliiget, Jim Bowden ja Gary Walton, sukeldusid ja järgnesid voolule, et näha, kuhu see viib. Sukeldujad leiavad väikese koopasuudme ja liiguvad edasi kirde suunas, kuni jõuavad oma rullil oleva nööri lõpuni. Kuna käik näib jätkuvat, pöörduvad nad tagasi, et võtta teine rull, naasevad oma kinnituse juurde ja jätkavad uurimist. Põhi on 17 meetrit sügav ja täis kilpkonnade skelette, seetõttu nimetavad nad selle Dead Turtle Passage'iks. Varsti näevad sukeldujad eemal valgusvihku ja jõuavad pärast 230 meetri läbimist tunneli lõppu. Nad ilmuvad välja Sakatonis smaragdrohelistesse vetesse 8 meetri sügavusel veepiirist allpool. Sukeldujad tõusevad pinnale kaunist süvendis, mida ümbritseb 20 meetri kõrgune lubjakivi kalju. Pinnal libiseb kõrge Sakate rohi üle järve alati, kui tuul puhub, ja just sellest sai Sakaton oma nime. Projekt kasutab sügavuse mõõtmiseks loodi, et registreerida neelu sügavus, mis on 76 meetrit. 1993. aasta aprillis jätkab projekt 5 neelu uurimist. Shek Exley liitub meeskonnaga, et sukelduda uurimata sügavustesse. Keskendudes Sakatonile, saavad nad teada, et see on vulkaanilise päritoluga. Vesi on tugevalt mineraliseerunud, väävlilõhnaline, kergelt happeline ja hüdrotermiline, püsiva temperatuuriga umbes 30 kraadi Celsiuse järgi. Nad leiavad veel ühe üllatuse. Õhusukeldumise ajal Bowden ja Exley, et sügavuse mõõtmiseks kasutatud loodnöör on maandunud Astangule. Bowden jõuab 79 meetrini, samal ajal kui Exley laskub 124 meetrini ja ikkagi ei näe ta põhja. Järgmisel päeval üritab projekt teha täpsema loodi mõõtmise. Nöör koos raskusega kerib end rullilt lahti, ületades 152 meetrit, siis 305 meetrit ja lõpuks peatub 330 meetri juures, muutes Sakatoni üheks maailmas sügavaimaks teadaolevaks veega täidetud neeluks. Mind paelub see, kuidas inimesed oma piire proovile panevad, näiteks ronides Everesti tippu, sukeldudes põhjatusse koopasse või ehitades hapraid torne keset ookeani. Iga katse on püüe vallutada paiku, mis pole kunagi olnud meie jaoks mõeldud. Ja ookeanil on oma viis meelde tuletada, kui habras see ambitsioon tegelikult olla võib. Jälle ja jälle osutub piir triumfi ja tragöödia vahel üliõhukeseks. Projektimeeskond kinnitab köiese nooti põhjaseina külge ja plaanib järgmisel päeval teha sügava segugaasi koopa sukeldumise. Segugaasi on vaja, sest sügavuse suurenedes hingavad sukeldujad gaasi kõrgema rõhu all. Rõhu all põhjustab tavalises õhus olev lämmastik narkoosi ja hapnik muutub järjest mürgisemaks. Kõige praktilisem lahendus sügavuses sukeldumiseks on kasutada spetsiaalset gaasisegu nagu Trimix, mis vähendab hapniku ja lämmastiku sisaldust, asendades need teise inertse gaasiga, näiteks heeliumiga. See segu võimaldab sukeldujal minna sügavamale ilma narkoosi või hapniku mürgitust saamata. Ja see vähendab dekompressiooni peatustes veedetud aega tõusmisel pinnale. Järgmisel päeval teeb Bowden sukeldumise 154 meetri sügavusele, samal ajal kui Exley jõuab 220 meetrini. Kui sukeldumisnädal lõpeb, lepivad Exley ja Bowden kokku, et naasevad koos Sakatoni ja uurivad selle pahupidi Everesti sügavusi. Nad on leidnud ideaalse koha avatud ahelaga sukeldumiseks üle 300 meetri. Vesi on soe, voolu pole, kohalikud on sõbralikud ja süsteemile ligipääs pole keeruline. Bowden ja Exley otsustavad, et 1 aasta jooksul üritavad nad sukeldada Sakatoni põhja, 305 meetri sügavusele, mida keegi teine pole kunagi akvalangiga proovinud. Projekti liikmed teevad järgmise 12 kuu jooksul 6 reisi Mehhikosse. Bowden sukeldub jägest sügavamale, et valmistuda 305 meetri katseks. Exley läheb Lõuna-Aafrikasse, et proovida rekordilist sukeldumist ja jõuda Bosman's Kuti ehk Bushman's Hole'i tohutu veealuse koopa põhja. Olen teinud veel ühe video Dave Shaw sügavusest, samas koopas, mille lingin siia. Exley laskub kiiresti pimedusse, kui ta ületab 210 meetri piiri. Kiiresti kasvav surve paneb kõik tema ümber ähmastuma. Tema nägemine kitseneb, justkui püüaks ta vaadata läbi nõelaaugu. Ta hoiab keskendumist ja ignoreerib ebamugavust, säilitades kiiruse ja suuna allapoole.
Tema keha hakkab sügelema, sellele järgneb torkiv valu. Siis kogevad tema lihased tugevaid, kontrollimatuid värinaid. Kõrgsurve närvisündroomi sümptomid hakkavad temast võitu saama. Üle 150 meetri sügavusel põhjustab heeliumi hingamine sukeldujal neuroloogilise reaktsiooni, mille vallandab kiiresti kasvav surve. Mõju raskusastest sõltub sukelduja laskumiskiirusest, sügavusest ja heeliumi protsendist. Silmad tõmbuvad kokku, mistõttu näevad sukeldujad inimeste ja esemete ümber sähvivaid aure. Neil võib tekkida unisus koos tugevate kehatõmbluste, krampide ja hallutsinatsioonidega. Ainus viis nende kõrgsurve närvisündroomi sümptomite peatamiseks on tõusta, kuid Exley keskendub põhja jõudmisele. Ta otsustab jätkata hoolimata sellest, kui palju tal veel laskuda tuleb, et uut rekordit purustada. Sohutu surve põhjustab tema kuivülikonnas oleva õhu kokkusurumise, mistõttu ta kaotab ujuvuse. Kõrgsurve närvisündroomi värinad on nii tugevad, et tal on raskus isegi lihtsate toimingutega, nagu inflaatori käsitsemine. Oomabaluunide ja raskustega vajuta nagu kivi koopa põhja mudasesse setesse. Õhk on 27 korda suurem või pinnal ja tema ujuvuskompensaatorisse kulub aega, enne kui gaas saavutab neutraalse ujuvuse. Exley saab kontrolli tagasi just õigel ajal, enne kui põhja sisse sõidab. Ta alustab kohe tõusu. Kuigi Exley ei toonud sügavusmärki tagasi, kinnitavad tema sukeldumisarvutid isiklikku rekordit, 263 meetrit. Ta on esimene sukelduja, kes jõuab seda Lõuna-Aafrika karstilehte põhja. Kõrgrõhu närvisündroomi sümptomid on täielikult kadunud selleks ajaks, kui Exley jõuab esimese dekompressiooni peatuseni 122 meetri sügavusel. Sellel äärmuslikul sügavusel ei pidanud Exley taluma ainult kõrgrõhu närvisündroomi sümptomeid, vaid ta taluma tugevat külma. Exley kasutab oma kuivülikonnas elektrilist soojendussüsteemi, kuid 7-tunnine viibimine külmas vees annab siiski tunda. Hiiliumi hingamine, mis on õhust kergem ja juhib soojust 10 korda kiiremini kui õhk, jahutab tema keha palju kiiremini. Exley tuleb veest välja tuhkhalli näoga ja väriseb külmast. Oma 40. eluaastate keskpaigaks teadis Exley, et aeg tiksub. Tema aastad maailmarekordite jahtimisel olid lõppemas. Kui temalt küsitakse, miks teha nii sügavaid sukeldumisi, vastab ta. Ma hoidsin nii sügavuse kui ka distantsi maailmarekordeid aastal 1970. Ma arvasin, et oleks tore neid mõlemaid enne pensionile jäämist veel kord hoida. Selle tegemine võttis mul lihtsalt peaaegu 20 aastat. Ta teeb pausi enne kui lisab. Ma tahtsin jõuda 1000 jala sügavusele. See on ilus ümmargune number, aga see võib olla juba liidmist liig. Ma pean oma baluunid varsti varna riputama, vähemalt selliste asjade jaoks. Ma arvan, et tegelik põhjus, miks ma seda teen, on see, et ma lihtsalt tahan teada, mis seal all on. 4. aprillil 1994 kogunevad projektiga seotud Exley, tema endine naine Mary Ellen Eckhoff, samuti kogenud sukelduja Bowdoin ja tema naine Karen Hole, sukeldujast arst Ann Kristovitš ja Marcus Gary Rancho Asafusasse 305 meetri katseks. Exley tahab hoida osalejate arvu väikese ja isiklikuna. Kupp valmistub, paigutades dekompressioonipudelid kindlatele sügavustele Zacatonis ja El Nacimientos. 2 eraldi raskustega köit 9 meetri kaugusel üksteisest ulatuvad kogu tee põhjani ning need pannakse välja, et iga sukelduja jaoks oleks iseseisev laskumisköis, muutes ettevõtmise sisuliselt üksik sukeldumiseks. Mõlemad sukeldujad eelistavad seda lahendust, et vältida kontakti ja võimalikku teineteise segamist kiirel laskumisel. Exley valmistub sukeldumiseks, tehes õhusukeldumise 128 meetrile. Exley on seda harjutust teinud juba pikalt. Ta teeb enne iga ekstreemset süvasukeldumist sügava õhusukeldumise. Kolmapäeva 6. aprilli varahommikul valmistuvad mõlemad sukeldujad sukeldumiseks. Exley ja Bowdoin alustavad El Nacimiento allikast ning ujuvad läbi El Passage'i, et jõuda Zacatoni sukeldumiskohale. Zacatonis tervitavad sukeldujaid ajakirjanikud Sports Illustratedist, Destination Discoveryst ning Tampico 7. kanali filmimeeskond. Maaomanik koos oma perega ning kohalikud elanikud on samuti kohal. See teeb Exley rahutuks. Enamiku jaoks ei pruugi see palju tähendada, kuid Exley jaoks, kes on kohe alustamas ohtlikku missiooni, mõjutab see tema vaimset keskendumist. Exley oli varem rääkinud 1970 aasta juhtumist, kus ta sukeldus 142 meetri sügavusele, püüdes päästa 2 sukeldujat.
ohvrid loobusid ohutusprotokollidest sponsorite, meedia ja pealtvaatajate surve tõttu. Sellest ajast peale hoiab Exley madalat profiili ja kaasab ainult oma lähedasi sõpru. Ta püüab uuesti keskenduda. Mõlemad mehed kommenteerivad ilusat päeva ja soovivad teineteisele edu. Nad ujuvad oma laskumisliinide juurde ja alustavad sügavat aeglast hingamist, rahustades oma meelt ja keskendudes ees ootavale sukeldumisele. Kui mõlemad mehed on valmis, noogutavad nad teineteisele. Kell 9:50 hommikul alustavad Exley ja Bowdoin laskumist. Neil kulub 10–12 minutit, et jõuda oma 305 meetri eesmärgini. Dekompresseerimise ja gaasivarustuse seisukohalt on parem, kui nad laskuvad kiiremini, kuid sellega suureneb kõrgrõhu närvisündroomi sümptomite süvenemise oht. Mõlemad sukeldujad on eelmistel sukeldumistel sümptomeid kogenud ja teavad tagajärgi. Seega plaanivad nad hilisemas etapis laskumist aeglustada, et sümptomeid leevendada. Bowdoin peatub umbes minutiks 3 meetri sügavusel, enne kui liitub Exleyga vabalanguslaskumisel. Mõlemad sukeldujad laskuvad kiirusega 31 meetrit minutis 91 meetri sügavusele, kasutades suruõhku. Kui Exley peatub, et kinnitada oma õhuballoon joone külge, kasutab Baudouin väikest seljale kinnitatud ponyballooni koos seljal asuvate kaksikballoonidega. 91 meetri sügavusel lähevad mõlemad sukeldujad üle oma küljele kinnitatud reisisegu balluunidele, milles on 10,5% hapnikku. Exley kannab 2 küljele kinnitatud reisisegu ballooni, ühte kummagi kaenla all. Kõrge hapnikusisaldus on surve all mürgine. Seetõttu peavad sukeldujad sügavamale minnes hapnikuprotsenti vähendama. Nad kasutavad 3 erinevat segu. Tavalist õhku, milles on 21% hapnikku, sukeldumise esimeses osas, seejärel 10,5% reisisegu ja lõpuks sügavat põhjasegu. Bowdoinil on vasaku kaenla all reisisegu balluun ja parema kaenla all põhjasegu balluun. Sukeldujad liiguvad sama kiirusega 183 meetri sügavusele. Siin lähevad nad üle oma seljale kinnitatud kaksikballoonidele, milles on nende põhjasegu. Exley kasutab segu, milles on 6% hapnikku, samal ajal kui Baudouinil on 6,4% hapnikku. Võimalik, et Exley arvestab madalama hapnikuprotsendiga võimalusega minna verstaposti märgist kaugemale. Nii Exley kui ka Baudouini põhjasegu vastab suruõhu hingamisele 91 meetri sügavusel, kui nad jõuavad sihtsügavuseni, mis on 305 meetrit. Kui nad laskuvad 229–244 meetri vahele, peavad mõlemad mehed aeglustama, et vältida kõrgsurve närvisündroomi sümptomeid. Baudouinil kulgeb kõik plaanipäraselt, kuid pärast 244 meetri piiri hakkab ta tundma kerget lihasvärinat. Baudouin näeb kauguses veel Exley tulesid, kuid see jääb viimaseks korraks, kui ta teda näeb. 11 minutit on möödunud sellest, kui sukeldujad alustasid oma laskumist. 274 meetri sügavusel ootab Baudouin, et tema põhisegu balloonides on 124 baari gaasi, kuid ta on šokeeritud, kui avastab, et seda on peaaegu poole vähem. Sellel sügavusel, kui rõhk langeb alla 35 bari, ei suuda tema regulaator enam vajalikku gaasi tarnida. Veerõhk on kõrgem kui tema balluunis oleva gaasirõhk, kui see regulaatorist läbi läheb. Ta täidab oma ujuvuskontrolli vesti, mis on ühendatud tema 2 ballooniga, kasutades ära veelgi rohkem oma põhisegu gaasi, kuid suudab peatada laskumise 282 meetri juures. Kuna tema 2 ballooni on nüüd gaasist tühjaks saamas, lülitub ta parema kaenla all olevale varu põhisegu balloonile ja alustab tõusu. Kui ta jõuab oma esimesele dekompressiooni peatusele 137 meetri sügavusel, on ta ära kasutanud nii oma varupõhisegu kui ka vasaku kaenla all oleva alles jäänud üleminekusegu. Baudouin lülitub dekompressiooni etapi balluunile ja avab ventiili, kuid regulaator hakkab vaba voolama. Baudouin ei suuda probleemi lahendada, seega avab ja sulgeb ta iga hingetõmbe jaoks ballooni ventiili. Järgmine etapp dekompressiooni balluun asub 107 ja 91 meetri vahel ning sinna jõudmine võtab 8 minutit, tehes mitu peatust. Mis puudutab Exleyt, siis me tegelikult ei tea täpselt, mis temaga juhtus, kuid ma püüan rekonstrueerida ja selgitada, mis minu arvates toimus ning spekuleerida tema surma võimalike põhjuste üle, tuginedes juhtumiraportitele ja ekspertide kogutud muule tõendusmaterjalile. Exleyl on kõrge taluvus lämmastiku narkoosi suhtes, kuid ta on tundlik heeliumi mõjudele.
Nii et kuskil 210 kuni 244 meetri sügavusel on üsna kindel, et Exlil võisid tekkida kõrgsurve närvisündroomi varajased sümptomid. Nagu Bushman's Hole'is on Exli keskendunud ja sihikindel, kuid mida sügavamale ta läheb, seda hullemaks muutuvad valu ja värinad. Exli ja Boudouin järgivad ranget hingamissagedust ning iga hingetõmme on hoolikalt arvestatud ja kontrollitud. Äärmuslikul sügavusel, kuna gaas on kokku surutud, kulub kiiremini hingates eksponentsiaalselt rohkem gaasi kui pinnal. Värinate korral kulutavad tahtmatud lihasliigutused väärtuslikku hapnikku. Koos stressiga muudab see tema hingamissagedust. See võiks ka seletada, miks Boudin kasutas oma gaasi kiiremini. Ma ei tea, kas Exli kasutas kuivülikonda või märgülikonda. Zakatoni veed on hüdrotermilised, pideva temperatuuriga umbes 30 kraadi Celsiuse järgi. See on kuivülikonna jaoks soe, kuid varasemas intervjuus ütles Exli, et talle meeldib kuivülikonna pakutav lisaujuvuse kompensatsioon. Kuivülikonda saab gaasi pumbata, mis toimib nagu õhupall. Kuivülikonnaga või ilma. Selles sügavuses kaotab sukelduja igal juhul oma ujuvuse, mis oleks lisanud keerukust. Kui Exli laskub ja läheneb oma sihtsügavusele, kannatab ta juba kõrgsurve närvisündroomi all. Kõik on udune ja isegi tema lampidega on kõik pime ning tema nägemine on piiratud. Kuna ta vajub nagu kivi, proovite kasutada oma ujuvuse kompensaatorit, et ujuvust taastada. Aga ujuvuse kompensaator reageerib aeglaselt. Et oma laskumist peatada, haarab ta instinktiivselt laskumisköiest ning mähib selle ümber mõlema käe ja küljele kinnitatud balluunide ventiili. See peatab tema laskumise. Tema randmele kinnitatud sukeldumisarvuti näitab 276 meetrit. Pärast laskumise peatamist üritab Exli tõusta, kuid kõigepealt peab ta lahti harutama ümber oma käe ja ballooni ventiili mässitud köie. Kõrgsurve närvisündroomi sümptomid on endiselt olemas, mis teeb keerulise ülesande täitmise raskemaks. Pinged ja värinad kulutavad tema 2 ballooni põhjasegu üsna kiiresti. Kui ta üritab end lahti harutada, langeb tema 2 ballooni põhjasegu rõhk 35 baarini ja regulaator ei suuda enam vajalikku gaasi tarnida. Ta lülitub oma üleminekusegu regulaatorile, kuid sellel sügavusel on 10,5% hapnik mürgine. Exli tõenäoliselt võitles värinate vastu, kuid hapniku mürgisus muutis ta mõtlemise häguseks. Ta võitleb end vabaks saada ja lisapingutus muudab ta hingamise raskeks, põhjustades süsihappegaasi kuhjumist. Kesknärvisüsteemi hapnikumürgistus viib ta krampidesse. Siis langeb ka reisisegu 35 bari peale ja ei anna talle enam vajalikku gaasi. Kõrgsurve närvisündroomi, lämmastiknarkoosi, süsihappegaasi ja hapnikumürgisuse koosmõjul ei suuda Exli jõuda oma teise reisisegu balluunini, mis on teise kaenla all. Ta upub aeglaselt Zakatoni pimedates sügavustes. Boudin teeb üle 9 tunni dekompressiooni, kuid kannatab dekompressioonitõvest tingitud õlavalu käes. Teda ravitakse hapniku, kortikosteroidide ja vedelikuga. Exli endine naine ja ülejäänud meeskond saavad aru, et Exli ei tule tagasi. 2 päeva hiljem naaseb pinnameeskond, et tuua Exli varustus laskumisliinilt tagasi. Liin on raske, kuna selle küljes on astmelise dekompressiooni balluunid. Seetõttu kasutavad nad selle ülestõmbamiseks plokki. Exli keha on endiselt liini lõpu lähedal takerdunud. Liin on mitu korda ümber tema mõlema käe ja balluunide ventiilide keeratud. Tema mask ja kogu muu varustus on paigas. Exli surm 1994. aasta aprillis šokeeris tehnilise sukeldumise maailma. Ta oli tõeline koopasukeldumise ja segugaasi sukeldumise pioneer, ohutusuuendaja, kelle meetodid kujundasid kaasaegset tehnilist sukeldumist. 90. alguses olid sukeldumised alla 200 meetri äärmiselt haruldased ja ohtlikud. Exli surm Zakatonis tegi valusalt selgeks, kui vähe oli teada inimkeha füsioloogiast nii äärmuslikes sügavustes. Kõik märgid viitasid sellele, et kõrgrõhunärvi sündroom, narkoos ja kiire gaasitarbimine olid tema surma tõenäolised kaasfaktorid, kuid üht kindlat põhjust ei suudetud kunagi kindlaks teha. Nagu Exli ise ütles, on kohti, kuhu keegi teine pole aegade algusest saadik jõudnud. Sa võid näha kuu tumedat poolt, isegi Marssi, aga mitte koopa tagumist osa, kui sa ise sinna ei lähe.
On eriline tunne teada, et keegi teine pole seal varem käinud. Järgmisel korral sukeldume Pearl Harbori uppunud laevade ülestõstmise võitlusse, kus inseneritöö, mälestused ja ajaloo raskus põrkuvad lainete all. Jälgi meid, kui avastame, kuidas minevik süvavikust üles tõsteti.